Tere, mina olen Rainer. Merike rääkis eelmises osas suitsiidiprotsessist. Nüüd liigume väga praktilise küsimuse juurde. Nimelt, mida teha, kui märkad kedagi, kes võib olla ohus. Kui sa tunned selle teema ees ebamugavust või hirmu, siis see on täiesti normaalne, sest keegi ei ole meid ette valmistanud või õpetanud neid vestlusi läbi viima. See video annab sulle konkreetsemad tööriistad selle jaoks. Me räägime kahest asjast, suitsiidiriski hindamisest ja kuidas koostada turvalisuse plaani. Jäta meelde 4 sõna. Märka, küsi, veena ja suuna. See on sinu tänane teejuht. Ja veel, sa ei pea olema terapeut, sinu eesmärk ei ole anda teraapiat. Sinu roll on olla inimene, kes julgeb märgata, küsida ja suunata. Kõik algab märkamisest. Sa paned tähele, et keegi sinu ümber on muutunud. Võib-olla ta on vaiksem kui tavaliselt, aga võib-olla ta on hakanud loobuma asjadest, mis talle varem meeldisid. Võib-olla ta ütleb asju nagu ma olen kõigile koormaks või varsti te ei pea enam minu pärast muretsema. Kui sind miski häirib, siis usalda oma kõhutunnet. Järgmine samm on küsida. Ja siin tuleb murda üks müüt, et paljud kardavad, et otse suitsiidi kohta küsida, et see võib mõtte pähe panna. See ei vasta tõele. Uuringud näitavad, et otsene küsimine ei pane teisele suitsiidi mõtteid pähe. Pigem vastupidi. See annab inimesele võimaluse ja loa rääkida sellest, mis teda piinab. Kuidas küsida? Näiteks, ma olen märganud, et sa pole viimasel ajal oma moodi või et ma muretsen sinu pärast. Ja küsigi otse, kas sul on olnud mõtteid enesetapust. Et kasuta selgeid sõnu, enesetapp või suitsiid. Ei ole mõtet kasutada midagi niisugust ümbernurga, näiteks, et midagi rumalat tegema või endale haiget teha. Et see kasuta selget sõnastust ja see näitab, et sa oled valmis päriselt kuulama. Pärast küsimist taluvaikust. Et tõenäoliselt, kui oled otse välja küsinud, siis tekib väike paus. Las see paus kannab. Inimene kogub oma mõtteid ja proovib leida vastust sellel küsimusel. Ei ole vaja täita seda hetke jutuvadinaga. Oota. Kui inimene räägib, siis kuula. Ära kiirusta kohe lahendusi pakkuma. Ära ütle, et aga ja vähemalt. Ole lihtsalt kohal. Tihti kasutatakse ka selliseid heast tahtest lauseid, aga need ei kipu aitama. Näiteks, sul on ju nii palju, mille nimel elada või et mõtle oma pere peale. Need on justkui heast tahtest tulevad laused, aga need ei pruugi aidata. Et mis võib juhtuda, võib on hoopis see, et inimene hakkab veel tundma süüd selle ees. Parem on öelda, ma kuulen sind. See kõlab väga raskelt, ma tahan sind aidata. Veena tähendab veena inimest abi vastu võtma. Mitte veena selles mõttes, et kõik on hästi. Jällegi, ülesanne ei ole olla terapeut, vaid veena, et ta ei peaks seda muret üksi kandma ja et abi otsimine on julguse märk. Viimaseks, suuna inimene abi poole. Ära jätta teda üksi, aita leida kontakt, see võib olla perearst, see võib olla kriisiabitelefon, see võib olla psühholoog või vaimse tervise õde või keegi teine spetsialist. Ja siin on üks kuldreegel. Kui sa ei ole kindel, kui tõsine on olukord, siis tasub käituda nii, nagu olukord või risk oleks kõrge. Sa ei pea panema diagnoosi, las professionaalid teevad seda. Nüüd räägime ka turvalisuse plaanist. Mis see on? See on konkreetne, kirjalik, aga väga personaalne inimese jaoks ja see aitab inimesel kriisi hetkel toime tulla. Ehk turvalisuse plaan ei ole lubadus. Kunagi kasutati lepinguid, psühholoogid mõnikord kasutasid, et luba mulle, et sa midagi ei tee endale. Need ei pruugi väga hästi töötada. Turvalisuse plaan on aga midagi muud. See on tegevuskava, konkreetne plaan, mille inimene koostab endale ise, mõnikord ka vaimse tervise spetsialisti abiga,
et siis, kui kriis peale tuleb, siis ta ei pea hakkama mõtlema, et mida teha, et see plaan on tema jaoks juba olemas. Uuringud näitavad ka, et see vähendab suitsiidiriski päris palju. Turvalisuse plaanis on 6 sammu. Esiteks, hoiatusmärgid, mille järgi inimene teab, et kriis on tulemas. Näiteks, kui ma hakkan sõprade kirjasid vältima või sõprade kõnesid vältima. Teiseks, sisemised toimetulekuviisid, mida ma saan ise teha nendel hetkedel, kui mul on halb olla. See võib olla jalutuskäik, see võib olla muusika, see võib olla mõni hingamisharjutus. Kolmandaks, inimesed ja kohad hajutamiseks. Ei tohi või ei tasu jääda üksi. Kuhu minna, et mul oleksid inimesed ümber ringi. Neljandaks, usaldusisikud. 2-3 inimest, kellele saab öelda, mul on praegu raske. Kes need inimesed on? 5. Professionaalid ja kriisiabi. Perearst, psühholoog, kriisitelefon. Need numbrid ja kontaktid peavad olema seal ka olemas, et inimene saab vajadusel kohe sinna helistada. Ja 6. Keskkonnaturvalisuse muutmine. Ehk siis see tähendab, et piirata ligipääs võimalikele vahenditele. Näiteks, kellele ma saan anda hoiule oma ravimid, juhul kui mul need on. Kuidas koostada? Turvalisuse plaani ei tehta inimese eest, vaid koos temaga. Kasuta tema sõnu. Plaan peab olema ka selle inimese jaoks käepärast. See on kas telefonis või see on rahakotis paberkandjana, mitte fail kuskil arvutis teiste failide sees. Ja see on loomulikult ka elus dokument. See on selline, mida saab muuta, täiendada ja vajadusel kontakte lisada. Teeme kokkuvõtte. Oli siis 4 sõna. Märka, küsi, veena ja suuna. See on sinu teejuht. Sina ei pea olema ekspert, sa pead olema inimene, kes julges küsida. Ja veel üks asi, kui sa oled selle vestluse läbi viinud, see võib olla raske sinu jaoks. Ära jää selle koormaga üksi. Räägi kas kolleegiga, sõbra või juhendajaga. Sa ei pea jagama detaile ja tavaliselt ei ole ka seda mõistlik teha. Aga sa ei pea ka üksi kandma seda, mida sa kuulisid. Iga vestlus loeb, iga küsimus võib olla kellegi jaoks pöördepunkt. Aitäh kuulamast!